hommikust. Täna on pühapäev, 22. mai. 2 nädalat on täpselt jäänud võistlusteni, esimese võistluseni. Täna tuleb selline lühike video, kokkuvõtlik. Trenni ma ei tee, lähen praegu ainult fasted cardiot tegema hommikul jõusaalikagist, aga nagu jõutrenni ei tee. Räägingi lühidalt lahti, mis siis see nädal toimus ja kuidas läinud on. Eelmine laupäev oli siis viimane video, kus ma kaalusin töölt ära tulemist tervise pärast. Ja siis samune õhtu tulingi, ütlesingi, ma lihtsalt saan lihtsalt need ärevushäired ja paanikatakid ja asjad peale, et ma samune õhtu ütlesingi tööst lahti ja siis tegime leppisime veel kokku, et ma nädal aega olen, vaata, pühapäeval, et pean see nädal aega vastu veel kõik. Algus oli okei, davai, vaata, teeme. Aga siis läks lihtsalt veel hullemaks ainult, nii kui ma töö peale mõtlesin, et kuule, ei, sorry, ma ei tule ühtegi päev enam. Siis terve nädal ma üritasin, suht palju puhkasin, pühapäeval, esmaspäev oli vaba päev. No tegin kardiat ainult ja siis kolmapäev, neljapäev võtsin ka vabaks. Üks päev täiesti lösutasin ainult voodis, et saada nagu rahu sisse ja ärevused kontrolli alla. Ja siis reede ja laupäev tegin juba trenni, jõukad ja mingi kardiat ka. No iga päev ikka üritan mingi 10 000 sammu vähemalt täis saada, aga muidu teen ikka nagu kardiomasinal ka. Ja no lõpuks hakkab, no mõistuses on natuke rahulikum nüüd, vaata. Siin pole nagu ärevust või stressi, aga nagu keha veel veits jõuab järgi tagantärgi, veits on veel hingamisega ja asjadega, aga on ka parem juba. Kui võrreldes nädalaga tagasi. Tegin siis see nädal carb cycling ka, süsivesikutega üles-alla mängimist. Isegi, et ma trenni palju teinud, siis mul olid süsivesikud hästi madalal, 100-150 kanti. Ja siis nüüd on olnud 2 kõrget päeva. Ma teen täna ühe veel kõrge päeva. No mitte kõrge, see ei ole kõrge, ütleme 200 kanti umbes või 250. Ja see on moderatlik. Täna mõtlesin, et täitsa kõrge, mingi 350 mõtleksin äkki teha. Ja siis lähen tagasi madalaks, vaatas, praegu on päris hästi vorm nagu tulnud vasta mulle energialevelitest siis täiesti kuitud lihtsalt mingi päev olekis. Ma lihtsalt, see ongi, et nüüd hakkavad need ärevushäired, vaata, hakkavad maha minema, siis keha lõpuks tunneb väsimust, vaata, kui sa kogu aeg ärevil, see tunnegi väsimust, sul on kogu aeg jacked up, vaata. Ja nüüd ma olingi puhkasin rohkem puhad, mida rohkem ma puhkasin, seda rohkem ma olin voodis mingi mine peeres, ma lihtsalt ei jõuagi siit püsti tõusta ja nagu nii läbi lihtsalt täiega väsinud, lihtsalt nagu zombi, full zombina. Ja siis käisin esmaspäev, teispäev käisin massaasis ka, kus ütlesin, ma ikka päris korralikult kinni, ikka see ikka nii tugevalt ma pole kunagi keegi teinud seda massaaži selja ja rinna juurest üritas lahti saada, nagu põhimõtteliselt terve tund aega tegigi seda ala. Ja siis jah, mul sellest massaažist ka veel 2 päeva kõik valutusvärki, aga no ma arvan, et sellest tuli ikka päris palju kasu ka. Et sai veits lahti siit. Töötas head mul need kõik need lihased, mis jookseb siis tagant, et kõik olid nagu 3 mingi erinevad seda, et need olid kõik üksteise nagu nii pinges, et ma olingi nagu traps ja kõik tõmbab juba kaasa. Ühesõnaga peab jah taastumise rohkem aega panema. Täna viimane päev ka selles jõukas saab kuukaart läbi ja siis mul pole mõtet nüüd võtta uueks kuuks seda uut kuukaarti, kuna mul 10 päeva moorles jäänud siin Soomes ja siis ma juba lendan ju minema ja ma olen nüüd 2-3 nädalat ära, 2 üle 2. Ja siis ma mõtlesin, et mis ma mõtlesin? Freshi 24 on selline pakkumine, ühesõnaga saab 2 nädalat tasuta vaata. Kui paad sinna pangakaardid hästi sisse, aga siis pead ära lõpetama selle, et sa pärast jooksma jätkaks. Ma tõmban tikkurile Freshist, tõmban ligi seal 2 nädalat ja siis kui selle ajas on nüüd tasuta ära käia, siis hoiab raha jälle kokku, save, me siin kõradi unemployment, vaata, peab nüüd vaatama, kust saab hoida. Kui keegi mu selle päevituse saladus tahab teada saada, siis 2 korda nädalas käin umbes solaariumis enamjaalt. Ja sellega järjepidevalt vaata. Pool aastat, terve elu. No oleneb, vaata, kui tugev päevituse tahad, vahest käid korra nädalas, siis ei ole nii tugev, 2 korda nädalas käid, saad ikka päevituse peale, mõtleb runde. Ja üks asi, millest ma veel tahtsin rääkida või öelda teile, et selle läks sammu viimane võistlus valmistumine
siis, et ma enam võistlema olen otsustanud jälle minna. Et olen otsustanud, et enam võistlema ei lähe. Et nagu kõik see stress ja pinge ja kõik, et ma ei ole nagu, ei pea vastu sellele. Et sellist distsipliini, et 3-4 kuud olla lihtsalt nälgas lihtsalt. Kõik, kes ütlevad, sa ei pea nälgas, on sul õiget toitu sööma, siis käigid perse. Ausalt ka. Mul on pulgi ajal kõht tüümi, mis räägid, mul on kattimise ajal, kui sa saad niimoodi kattida, et sa tunned täis, kui tunned. Ma olen emotsionaalne sööja ka, ma tean, et ma nagu ei saa kontrolli alla kunagi. Aga jah, see saab arvatavasti viimaseks või siis ma ütlen nagu kindlalt, et saab viimaseks võimalusel on see, et ma võtan treeneri kattimisperioodiks ja siis ikkaks lähen, aga nagu hetke seisku küll. I'm so done nagu, aga see ei tähenda seda, et ma nagu lõpetan siis treenimise ära või kattimisele üldse kunagi, vaid see, et ma nagu võistluse jaoks vaat see pinge ja kõik see, et sul pead nagu valmis saama. Kui sa saad lihtsalt rahulikult teha oma asja, vaata, sul ei ole mingi tähtpäeva, mida iganes, vaata, valmistud. No stress, vaata. Vot jah, sellise asja ma tahtsin teilt südamelt ära rääkida. Ja see ka palju raha praegu läheb söögi peale. Praegu nagu ei saa, nagu ei hoia kokku, et sa ostadki mida on vaja, midagi salatikraami, mida iganes, steiki, bataati asju, vaata, nüüd lõhed, vaata. Et võimalikult toita oma keha täisväärtuslikute toitainetega, vaata. Ja no võrdleme nüüd ütlema, mul ongi see kuu juba praegu mingi üle 3 sotti läinud söögi peale. Muidu ma arvestan, mul on tegelikult, mul on kõik budgetid asjad välja arvestan, mul on 7-10 eurot päevad. No praegu on mingi vähemalt 15 eurot läheb päeva toidu peale, et nagu suht kallis. Selline bodybuilder elu on pluss siis kõik supplementsid ja asjad juurde sinna. Meelakkumine see ei ole enam. Mis on naljakas, mida selle jõusvaaliga, et siin käidakse nädalavahetusel ka treeni tegemas, sest igas jõusvaalis, kus Soomes on käinud. Isegi need profid või need, kes võistlus käivad, nädalavahetusel ei ole mitte kedagi kunagi need treenimas. Siin on, eile oli saal täis, täna on samamoodi saal täis. Respekt. Aga jah, teeb siis Stairmasterit. Vaiks praegu soojaks 4-ga, siis hakkab pärast mängima üles-alla intervalle. Saime kardiga ühele poole, tegin 15 minutit Stairmasterit, alla selgaks oltama. Ja siis ma läksin 15 minutit, tegin ühe teise kone peal. Vot. No, see läks korraks siis selline kokkuvõtlikum video rafting special, et vaatame siis, mis nädala pärast olukord on, kas oleme asja kontrolli alla saanud ja hakkame nagu lavapilti ka viskama vaikselt või mitte. Tšauki!